Kas sa oled kunagi mõelnud, miks me eestlastena kipume olema kuidagi nii kannatlikud ja nii alandlikud ja miks on meile kuidagi nagu hästi omane selline kohati ka ohvrimeelsus või? Et ma küll ei nõustu, aga ma kannatan ära. Et ma ei hakka vastu, et justkui lasen endast üle sõita, olen sellega nagu, tegelikult ei ole okei, aga teen head nägu halva mängu juures. Ja teine selline põnev teema selle juures on tegelikult ka see, et miks me eestlastena nii paiksed oleme. Et meil Eestis on kuidagi hästi teema sellega, et kui sulle otseselt midagi ei kuulu, eeskätt siis nagu kinnisvara, on ju, et siis sa ei ole mitte keegi. Ja et kuidagi nagu rentimine väga paljude jaoks võrdub kuidagi nagu justkui raha tuulde loopimisega või nagu natuke nagu võib-olla mingi tühja maksmisega. Ja mujal maailmas on need asjad, on riike, kus on suhe sellega hoopis teistsugune. Ma olen hästi palju rääkinud sellest, et tasub teada tausta ja tasub teada tausta eeskätt selliste nii ainult mitte ainult esivanemate lugude võtmes, vaid ka kultuurilist tausta. Ma ei tea, kui palju sa mäletad kooli ajaloo ühiskonnatundidest, aga siuke päris orjus ehk siis päris põlv on Eestis olnud täiega teema. Meie kauged esivanemad on olnud päris orjad. Kõlab hästi, on ju. Ehk siis võimalik, et juba ainuüksi see väike meeldetuletus aitab sul vaadata natuke teistmoodi nii oma vanemate, esivanemate lugude, kui ka võib-olla selle peale, kuidas sina mingites kohtades kipud vaguralt kannatama, kus tegelikult tuleks enda eest seista ja võib-olla vastu hakata, seada mingisugused piirid, öelda, et see ei ole okei. Et ajalooliselt tasub ära mainida ka seda, et siis kui justkui päris orjus lõpetati ära, siis väga paljud talupojad justkui said endale tüki maad, aga tegelikult selle maatükiga kaasnes, sa said küll tüki maad, aga tegelikult sa pidid hakkama nüüd veelgi enam töötama mõisniku heaks, kelle valduses sinu maatükk asus. Ja hästi huvitav on näha neid mõjusid tegelikult ka tänapäeval, et väga paljud eestlased ei osta ju maad ega kinnisvara kohe välja, vaid võtavad selleks laenu. Ja teatud mõttes paigutatakse justkui pank sellesama mõisapidaja, mõisniku positsioonile. Ja hästi huvitav on vaadata seda, et ka kollektiivselt on väga tihti näha seda, kuidas ka näiteks valitsus, erinevad võimuorganid paigutatakse samamoodi mõisniku positsioonile, kuigi tegelikult see funktsioon peaks olema hoopis midagi muud. Ja siis see sama lugu, et ammustel iidsetel aegadel, kui sa nagu talupojana nii-öelda elasid kellegi mõisniku maa peal, sa pidid maksma selle eest trahvi. Trahvi. Ja tänapäeval rent, eks ju, et kui sa kasutad kellegi teise kinnisvara, siis sa maksad renti, aga kuidagi moodi see alateadlik seos, et oota, sa maksad trahvi, sa teed midagi valesti. Et ajalugu tasub täiega tasub teada mitte nagu sellisel pinnapealsel tasandil, vaid hästi oluline minu meelest on nagu luua neid seoseid, et paratamatult see, mida me teame, see meie süke alusvundament selliste uskumuste põhimõtete näol, tuleb vägagi meie päritolu perest, lapsepõlve kodust. Ja tegelikult on väga tugevalt mõjutanud meid ka see inforuum, millega me oleme väikestena kokku puutunud. Ja meie esivanemad, kust nemad küll on saanud enda need uskumused, seosed, mõttemustrid, elutõed, väärtused, nad on need saanud ka oma esivanematelt ja nii see jada läheb. Ja senikaua, kuni keegi seda jada ei kaasajasta, siis me tegelikult automaatselt anname need samad põhimõtted, printsiibid edasi ka oma lastele. Võib-olla üks teine selline hästi hea seos või selline lugu, mida me kipume täna ka alateadlikult oma lastele edasi andma, on seotud formaalse haridusega. Ehk siis küllap sa oled nii palju kuulnud seda ja väga võimalik, et see mõjutab sind ka. Et kui sa koolis hästi ei õpi ja kui sa heade hinnete, heade tulemustega ei lõpeta, kui sa ei ole tubli ja viieline, siis sinust elus asja ei saa. Siis sinust saab koristaja või mingisugune lihttööline ja sisuliselt sa oled läbi kukkunud elus. Ehk siis tee, mis sa teed, aga ole koolis võimalikult tubli, ära perele häbi valmista ja siis mine vali endale väga hea ülikooliharidus, soovitatavalt vali midagi sellist, mis su tööandjale sobida võiks, meeldida võiks ja siis sa oled kindlustatud eluks.
Nüüd, ma usun, et sa nõustud minuga, et tänapäeval see absoluutselt enam ei päde. Ja ma olen siin hästi palju toonud sisse selliseid paralleele, et alustuseks viimase 10 aastaga on maailm totaalselt muutunud ja suur osa formaalsest haridusest on tegelikult ajale jalgu jäänud. Ehk siis on alternatiivseid viise ja võimalusi ennast harida ja koolitada palju kiiremini ja omandada palju olulisemaid väärtuslikumaid praktilisi oskuseid. Ehk siis ülikooli haridus ei võrdu enam haritus, aga kunagi võrdus. Ehk siis kui me jälle kerime ajas tagasi ja see on minu meelest üks nagu väga vinge seos, mida läbi näha ja eriti kui see kuidagi saadab sind ka või siis, kui sa püüad enda lastele endiselt öelda seda, et nendest elus asja ei saa, kui nad ei omanda ülikooli haridust ja võib-olla isegi mingit magistri- või doktorikraadi, või siis kui sa oled ise keegi, kellel on mitmekordne kõrgharidus ja sa ei saa aru, miks sa nagu elus ikkagi ei edene, sellepärast et haridusest tänapäeval enam ei piisa. Aga kunagi piisas. Kunagi andis formaalne haridus väga suure eelise ja see oli sisuliselt priviligeeritute eelis. Meil Eestis ei ole haridusega alati hästi olnud ja kunagi meie kauged esivanemad ei osanud ei lugeda ega kirjutada. Ja ainus viis saada infot oligi valdavalt siis nagu kirik, on ju. Et ja iga vanem tahtis oma lapsele paremat tulevikku. Mis siis antud kontekstis tähendas seda, et meie kõigi kauged esivanemad kunagi unistasid sellest, et nende lastel oleks parem elu, et nad ei peaks olema päris orjad, et nad ei peaks tegema põllutööd, et sa ju tahaksid ka oma lapsele, eriti siis, kui sa ise päriselt töötad kogu aeg kellegi teise heaks, sa tahaksid, et sinu laps ei oleks päris ori, et ta oleks vaba. Ehk siis iga ori tegelikult ei taha saada vabaks, vaid tahab saada orjapidajaks. Väga paljud meie vanematest kas siis unistasid sellest, et laps võiks saada vabaks või siis nad ei osanud isegi vabadusest unistada. Meid unistasid sellest, et küll oleks hea, kui minu lapsest kasvaks siis orjapidaja mõisnik. Ja mõisnikud kippusid olema siiski haritumad kui talupojad. Ja see tähendas seda, et iga vanem unistas tema laps saaks minna kooli, omandada kas või siuke primaarne algharidus, õppida lugema ja kirjutama. No ja siis, kui meil tuli Tartu Ülikool, kui vähesed sinna said, see oli tõeliselt priviligeeritud eelis ja see, kui sa said kunagi Tartu Ülikooli, tähendas seda, et sa sisuliselt lood juba eliidiga suhteid ja kui sa oskad juba lugeda ja kirjutada, siis maailm või Eesti on selles mõttes valla sinu jaoks ja kui sa veel oskasid saksa keelt, come on, et iga vanem unistas sellest, et ta laps saaks elada, võib-olla mitte kõik, aga üldjoontes me vanematena ikkagi tahame oma lastele paremat elu, kui meil on. Me tahame neile paremat tulevikku. Me ei taha, et meie lapsed kannataksid rohkem kui meie ise. Ja nüüd tänapäeval, kui me ei taha, et meie lapsed kannataksid, siis on aeg muuta neid lugusid. On aeg edasi anda midagi muud. Aga tulles tagasi hariduse ja harituse juurde, vanasti haridus võrdus haritus. Tänapäeval see võrrand enam ei päde. Ja ma tahan teha siin siukse hästi ametliku disclaimeri, et mul on ka formaalset kõrgharidust ja mul on ka väga palju selliseid alternatiivseid teadmisi ja mul on väga palju õppinud ka sellises iseseisvas formaadis. Nüüd, ma ei ole üldse, ma hindan haridust, aga veelgi rohkem haridusest hindan ma haritust. Ja see sama teema on minu enda jaoks hästi kuidagi aktuaalseks muutunud läbi selle, et minu enda laps on lõpetamas põhikooli ja ma näen enda puhul ka hästi selgelt seda sukest lugu, et kuidagi et ma tahaks, et ta läks ülikooli. Ja siis ma küsin endalt, et oota, aga miks? Ja siis mulle hästi meenub see, kuidas minu vanaema, kes oli õpetaja, on nagu eluaeg kuidagi unistanud seda, et ma võiksin magistri ära teha ja et vot siis on maailm valla, kui ma veel magistri ka ära teen, on ju. Ja mina ei ole seda teinud sellepärast, et tänaseni pole kuidagi tundnud, et ükski selline magistri õppekava päriselt kõnetaks mind või et ma tahaks nagu sinna minna selleks, et just see õppekava läbida. Ja ma olen nagu tundnud, et lihtsalt paberi pärast, eriti arvestades seda, et mul ei ole vähemalt kavatsust lähiajal kandideerida kuhugi, ma ei tea, mingisugusele riikliku
taustaga tööle, kus see diplom otseselt on eelduseks või vajaduseks, siis ma pole seda valikut teinud, aga see on hästi huvitav, kuidas see plaat ikkagi ka minu sees ketrab ja seesama olukord ja selle kuidagi hästi nähtavale. Et kuidas osa minust oleks tahtnud ka lapsele öelda, et kuule, come on nagu, et selles mõttes, et keskkool ja me võtame nagu parima võimaliku keskkooli ja nüüd nagu väga head hinded on ju, ja siis sa pead keska võimalikult hästi ära lõpetama, sest et sul on täiega vaja mingit vinget kõrgharidust, sest et muidu elus asja ei saa. Ja siis mul nagu siuke oota. Aga me elame ajastul, kus nagu kusagil on lapsed, kes YouTube'is pakivad lahti mänguasju ja on miljonärid veel enne, kui nad 18-aastaseks saavad. Me elame maailmas, kus oskused trumpavad üle formaalse hariduse ja meie ümber on nii palju inimesi, kes tõestavad, et see seos tänapäeval absoluutselt ei päde. Mina tean isiklikult väga tarkasid inimesi, kellel on mitmekordsed kõrgharidused ja kes töötavad lihtsatel ja madalalt tasustatud klienditeeninduse ametitel. Ja nad teevad seda sellepärast, et nende pädevusega neil ei olegi võimalik, ei ole tänapäeval seda tööd, kuhu nad siis saaksid oma haridusega kandideerida või nad ei ole lihtsalt, nad ei osutu valituks ja neil ei ole ka niisugust enesekindlust ja sotsiaalseid oskuseid ega ka võib-olla seda niisugust ambitsiooni või julgust, et ettevõtjana proovida. Ja siis nad tegelikult ongi omandanud kõrghariduse ja lõpetavad hoopis oluliselt madalamalt tasustatud ametil ja palju madalama kvalifikatsiooniga töökohal. Ja samamoodi on meie ümber üha enam eeskätt just niisugust nagu noorema põlvkonna esindajaid, ise valid, kuhu põlvkondas ennast nüüd paigutada, aga meie hulgas on üha enam noori, kes tegelikult näitavad ka seda, et kuule, aga tegelikult on võimalik ka üldse enne ülikooli ja ka 20. alguses ja ilma formaalse hariduseta väga vingeid asju ära teha. Et kui sul on nagu niisugust keset, sisu, sotsiaalsed oskused, erialased oskused, mingi äge idee, tahet, drive'i, võime see idee maha müüa, siis maailm on valla. Et hästi oluline minu meelest ja ma täiega tahan seda nagu rõhutada, sest ma tunnen, et see on nagu üks selline seos, mis väga tugevalt mõjutab meid ja teine asi on see, et ma olen nii pikalt tahtnud hakata jagama neid Eesti vanarahva tarkus võrdub tänapäeva piirav uskumusvärke ja ma tundsin, et ma tahan sellega otsa lahti teha, vaadata, kas need asjad üldse kõnetavad sind, kas sa tahad, et ma räägiksin nendest lähemalt, kas see on üldse minu jaoks üks fun teema, millest tegelikult on, ma tean, et on, sest ma sellest nii palju rääkinud. Aga mulle tundub, et see on hästi aktuaalne tänapäeva maailmas, sest et see on väga tugevalt muutunud ja kui sa vähegi oled ka siuke mingi 30+, siis sina tuled ka ikkagi samast haridussüsteemist, sa oled läbi käinud samast haridussüsteemist ja sinu vanemad on ikkagi ilmselt sulle edasi andnud suhteliselt samad printsiibid, põhimõtted nagu mullegi. Et tänapäeva maailmas on muutunud see, et kui kunagi vanasti ka raamatukogud, just nimelt ka see siuke ligipääs infole, oli valdavalt, raamatukogud olid ülikoolide juures ja võib-olla osades ka mingisugustes seltsides, suletud mingites eliitsetes ringkondades või siis kirikute juures võis leiduda raamatuid, võis leiduda inimesi, kes sulle võib-olla lugesid raamatu ette, kui sa ise seda lugeda ei osanud, tõlgendasid sulle seda infot, kui sa ise lugeda ei osanud. Ma jätan siia hüüumärgi, et vanasti kaugetel meie esivanematel, kes ei osanud lugeda, neile tõlgendati infot ja minu meelest piibel on hea näide sellest, et kui mitmed moodi on võimalik ühte lugu tõlgendada ja edasi anda ja valdavalt lood. 2 asja, mida me edasi anname, 2 asja, mida igaüks meist edasi annab, on siis ühtepidi, kas siis füüsiline elu, laste näol on ju, ja lood. Lood elavad kauem kui meie. Lihtsalt, et jääks sulle kõlama. Aga vanasti, ammusel ajal enne internetti ja kui sa oled 30+, siis sa tead, mis asi on aeg enne internetti. Ma ei tea, kettaga telefonid ja telegrammi saatmine kuskilt postkontorist ja siis tulid taksofonid ja nii edasi, aeg enne internetti. Siis, kui maailm ei olnud nii valla ja kui sa tahtsid saada infot, sa läksid raamatukokku. Ja kujutad sa, et enne seda oli veel aegu ja raamatud olidki nagu privileeg ja ei olnud seda võimalust, et lähen raamatupoodi, ostan kõik kokku või siis e-raamat ja kuulan või audioraamat, mis iganes on ju. Et vanasti oli info, oli erakordselt haruldane, väärtuslik ja informatsiooni tuli otsida, selleks tuli pingutada, et sellele ligi saada, teadmised.
Tänapäeval, mis on muutunud eeskätt viimase võib-olla mingi 10-15 aastaga eriti tugevalt ja nüüd AI tulekuga muutub veel rohkem, ehk siis meil on seda infot rohkem kui kunagi varem. Ja meil ei ole enam niivõrd vaja oskust, või meil ei ole vaja otsida infot, enamus maailma infost on nagu paari sekundi kaugusel, lihtsalt toksin midagi otsingusse, ongi olemas. Ja jällegi sellest võtmes on nagu paradoksaalne, et tänapäeva haridussüsteem panustab ka veel endiselt väga palju mingi info pähe õppimisele, kui tegelikult tänapäeval on eriti oluline oskus eristada tõest ja ebatõest infot ja oskus infot ka kuidagi rakendada, meil on vaja teistsuguseid oskuseid. Ehk siis selle asemel, et lihtsalt mul on vaja teadmisi, sest täna enam see süke teadmiste hulk ei võrdu potentsiaaleduks. Küsimus on selles, mida sa nende teadmistega teed. Ja nagu me näeme, siis üha enam tegelikult tulevadki ju pinnale või edu saavutavad pigem inimesed, kellel on head sotsiaalsed oskused, kes oskavad mingit infot mingis valdkonnas rakendada, kes millegi poolest eristuvad, kellel on mingid geniaalsed loovad ideed, kes teevad loovad midagi kasulikku, erilist, omanäolist, et samamoodi erialased oskused, need ei kao kunagi. Et alati, ma arvan, et me ei jõua kunagi sinna kohta, kus mingisugune tehismärk suudab päriselt asendada selle vilunud rätsepa, kellel on nagu silma inimese kehale, teab täpselt mida, kuhu, kuidas paigutada ja värki on ju. Kuigi kõik on võimalik, tegelikult ka huviga ootan, milline saab olema maailm umbes 5 aasta pärast või 10 aasta pärast. Aga maailm on muutumas ja eeskätt kõik, mis puudutab seda infot või see, et kes teab rohkem, et siis see võidab või on edukam, see tänapäeva maailmas enam ei päde üldse. Ja seetõttu on võib-olla väga oluline mitte edasi anda ka sedasama mustrit või sedasama uskumust enda lastele ja vaadata, kuidas see nagu ennast ka mõjutab. Et paradoksaalselt on täna teadmisi ja infot rohkem kui kunagi varem. Ja samas meie enda laste sellised suhtlemise sotsiaalsed oskused on langemas. Ja see on tegelikult see, mida päris elus on vaja selleks, et sa läheksid, teeksid midagi ära, looksid inimsuhteid. Raha ikkagi liigub läbi inimsuhete, mis tähendab seda, et kui sa ei ole võimeline looma inimsuhteid, on sul ikkagi mõnevõrra keerulisem. Jah, sa võid internetikeskkonnas küll mingit digiasju teha, aga päeva lõpuks nii raha kui ka tegelikult see süke emotsionaalne sügavam, see rõõm ja õnn liiguvad ka läbi inimsuhete. Et igal juhul ma täiega loodan, et miski sellest kõnetas sind ja võib-olla nagu natuke kuidagi heidab valgust ka sellele, et sa võid täiega guugeldada. Minu meelest Wikipedias on ka päris palju infot selle kohta, et milline on olnud see süke hariduse areng Eestis ja kuidas kunagi tegelikult ka see täiega pidas paika, et kui sa koolis nagu väga ei pingutanud, et kui su vanemad üldse said su kooli ja sa kukkusid sealt välja, siis see oli nagu totaalne häbiplekk. Ja kui sa nagu koolis ei pingutanud, sul polnud lootustki saada ülikooli ja sisuliselt, kui sa ülikooli ei saanud, siis sul ei olnud lootustki saada nii-öelda sellest päris orjusest või talupoja saatusest välja. Ja samamoodi on meil Eestis ka ikkagi seesama nii-öelda see kastisüsteem olnud, eks, et mõisnikud ja talunikud on ju, et mõisnik kasutab talunikku ära ja et talunik peabki olema alandlik ja ära kannatama ja päris orjus. See võtab nii hästi kokku. Ehk siis seda orjamentaliteeti ja ohvrimeelsust me ei pea kaugelt otsima, me ei pea selle üle filosofeerima. Tasub vaadata meie esivanemate lugudesse. Ja kui sa ei tea isikuliselt oma esivanemate lugusid, sest raudselt ei tea, vähestes peredes seda kuidagi nii pikalt hoitakse alles, siis tegelikult tasub natuke teise pilguga vaadata otsa ajaloole, ühiskonnateadusele. Ained, mis ühest küljest mulle pakkusid täiega huvi koolis ja teisalt tundusid nii igavana. Aga tollal ma ei näinud seda praktilist rakendust nendes ainetes. Täna on teisiti. Et meid on üldjoontes kõiki, kui sa vähegi oled sündinud Eestis ja sinu esivanemad on elanud Eestis või siis vanasti Nõukogude Liidus või siis ja nii edasi, on, et jällegi tasub ka selles võtmes pöörata tähelepanu sellele, et mitte ainult Siber ei ole olnud teema meie esivanemate jaoks, vaid meil on päris palju olnud võimuvahetusi ja võimuvahetuse ajal on nagu lihtinimene on alati kannatanud ja see on nagu hästi huvitav, kuidas me näeme tegelikult seda dünaamikat täna ka sotsiaalsel tasandil, valitsus versus siis inimene on ju ja kas tänapäevaga Eesti Vabariigi valitsuse otsused tegelikult teenivad inimest
või pigem üritavad inimest panna nii-öelda lihtkodanikku, tavakodanikku nagu minagi, panna kuidagi veel rohkem tööle ja nii-öelda talt seda viimast välja pigistada. Et kas täna ka siuke nagu Eesti Vabariigi esindusorganid, kes need tänapäeva mõisnikud, teenivad tegelikult demokraatiaks. Et kas kuningas teenib kuningriiki või kuningas üritab kuningriigist viimast välja pigistada. Ja et miks see Eestis on nii ja miks mingites riikides on see veel nii, eeskätt sellistes riikides, kus on mingi analoogne kultuuriline, sotsiaalne taust nagu meil ja miks mingites riikides on see mõnevõrra teisiti, et ajalugu tasub teada. Tasub teada isiklikku ajalugu, tasub teada oma esivanemate ajalugu ja täiega tasub pöörata tähelepanu sellele, et millised seosed on tekkinud. Ma tahaks seostest kindlasti sulle veel rääkida, eeskätt just sellest, et kuidas meil tekivad väärad seosed. Et kuidas me seostame omavahel mingisuguseid täiesti kummalisi asju ja kuidas need samad väärad seosed võivad mõjutada meie valikuid, meie minapilti, meie tegusid ja tegemata jätmisi. Ja minu meelest on see üks erakordselt oluline teema, et sellisest emotsionaalsest traumast räägitakse palju, aga vähe räägitakse minu meelest sellest, et millised seosed võivad emotsionaalselt traumeerivate olukordade tulemusel sündida või siis ka millised väärad seosed võivad meil tekkida, kui meile mingeid asju pole piisavalt hästi lahti seletatud, kui me väikesed olime. Nii et igal juhul, kui see teema vähegi kõnetab sind, siis püsi lainel ja vaata, millest põnevast ma sulle veel edaspidi räägin.